jah, kõige hullumeelsemad saarel üldse. Et neil on võime vee all värvi muuta. Teeme selle ära. Me peame siit välja saama. Poisid meid iskas see kohalik kalapaat just maha üksikul saarelt keset Eikusagit. Ja järgmised 3 päeva proovime ise endale toitu püüda. Kui me midagi ei püüa, jääme nälga. Aga poisid, iga päev läheme täiesti uuele saarele, millel on oma väljakutsed. Nii et jääge kindlasti vaatama, kas me saame hakkama. Meil on lestad ja maskid siin olemas, meil on hiiglaslik machete. Seda saame loodetavasti kasutada, et mõnda looma puhastada, kui me mõne kätte saame. Meil on ka meie turvutusjook olemas. Te teate, me võtame selle ainult siis, kui olukord läheb kõige raskemaks. Selle väljakutse jooksul saime ka veealuse vibu ja nooled, millega saame loomi lasta. Hakkan rannikul ringi uurima. Vaatan, mida kõrge tõus on randa toonud. On aeg sellega pihta hakata. Ausalt öeldes saab see olema üks kõige hullumeelsemaid saari üldse. Ja poisid, mis juhtub, on see, et kõige kõrgema tõusu ajal uhub randadesse igasugust varandust, püügi, varandust, kuidas iganes sa seda nimetada tahad, mida me loodetavasti saame järgmiste päevade jooksul kasutada, et aidata meil toitu püüda, paremini uurida ja võib-olla isegi mingisuguseid relvi valmistada. Ulbu kutid, ma just leidsin siit midagi. Vaadake seda. See on muraani pea. Võib-olla on hai või mõni teine loom selle ära söönud, aga vaadake neid hambaid sellel asjal. Me ei saa seda kutti kuidagi süüa, see liha näeb mürgine välja. Vennas, vaata seda kutti. Vau, mees, täpselt nii. See on see, mida me nimetame kummituskrabiks. Sa näed, miks seda nimetatakse kummituskrabiks, see erevalge tüüp. Aga kahjuks tema ei jäänud ellu. Loodetavasti ei juhtu minuga järgmiste päevade jooksul sama. Oh issand, kutid, täna tuleb ikka väga hea päev. Vaadake seda asja siin, kutid. Meil on hiiglaslik Nautilus, mis on jumalate õnnistus ja hea õnnemärk siin saarel. Nüüd, järgmised paar päeva, kutid, saavad olema suur katsumus ja mul on midagi täiesti pöörast, mida ma tahan teile näidata viimasel päeval. Vaadake siia, ma ei tea, kas te näete seda. Seda nimetatakse tegelikult enesetapukraabiks. Kui te selle, kutid, võtate, siis olete surnud. Kui ma ütlen võtate, siis ma mõtlen, et sööte selle kogemata ära. Selle keha sees on hulgaliselt toksiine, mis tapavad teid praktiliselt kohe. Kutid, me jätame selle kraabi randa. Selles elukas on ilmselt ikka veel natuke mürki sees. Vaadake siia, see on hiiglaslik, kuivatatud kerakala. Näete kõiki neid teravaid ogasid ja astlaid ja kõik see lõhnab ka üsna halvasti. See on tema suur lõualuu siin. Vaata seda asja. See peab olema üks koledamaid päid, mida ma oma elus näinud olen. Ta suri ilmselt üksikuna 100%. See tüüp, need tüübid on ülimalt mürgised. Neil on piisavalt mürki, et tappa 30 minusugust. Me ei söö seda asja mitte mingil juhul. Küll sinuga saab kõik korda, sõber. Loodetavasti leiad teispoolsuses armastatu. Puhka paradiisis legend. Ma just märkasin siin kaldal mõningaid kalu kiiresti liikumas. Võib-olla saame need vibu ja noolega kätte, enne kui peame üldse varustust selga panema. Jah. Oi ei, seda on vee peal väga raske tabada, sest murdumine muudab sihtimise keeruliseks. Põhimõtteliselt peab looma tabamiseks madalamale sihtima. Oh, ma sain ühe. Ei, ma lihtsalt täiesti möödusin kogu sellest kalaparvest oma vibu ja noolega. Ükski ameeriklane ei jäta kunagi kogu parve vahele. Mehed, lähme tagasi meie laagriplatsile ja hakkame üles seadma, paneme varustuse selga. Võib-olla saame tagasi teel midagi kätte, mis meil vahele jäi. Siin on meil tükk homaari, võiksime järgmiste päevade jooksul ühe sellise leida. See oleks hullumeelne. See on meie jaoks tõesti hea märkutid, vaadake seda. Mis see on? See on nagu tükk plastikut, näeb välja nagu prügi, aga ma arvan, et saame seda kasutada, et järgmiste päevade jooksul mõnda koletist ligi meelitada. Ma näitan teile, kutid, kuidas seda teha. Ma tulin just siia. Meil on maskid siin olemas, paneme selle asja pähe. Uimed on ka olemas. Lähme. Lähme vette.
Veepüstol on olemas. Ta ütleb psühho, meil on veepüstol, kutid. Me ei saa seda kuidagi süüa. Esimese päeva jaoks peame jätkama jahti, eks siit minema saama. Issand, kutid, vaadake seda siin. See on hõbedane trevali ja ma ei suuda uskuda, et me selle vibuga kätte saime. Me lasime noole ja see asi läks lihtsalt hulluks. Ta pani plagama, me ujusime talle järele ja lõpuks saime ta kätte. See saab olema meie toit esimesel päeval ja ma olen nii elevil, mul pole aimugi, mis järgmised saared endas peidavad. Ma olen nii elevil. Ma võtan tal kiiresti sisikonna välja, avan selle ja panen käed sisse. Kui ma teen lõike ja tõmban lõpused ning sisikonna välja, pesen ta puhtaks, paneme ta siia kivile. Vaat seda, ma just leidsin selle bambuse, mis oli siia randa uhutud. Me kasutame seda kindlasti oma toidu valmistamiseks. Tundub, et see on võib-olla pärit mingisugusest vanast kalapüügiparvest, mida nad siin Indoneesias ehitavad. Pead ootama, kuni ma näitan sulle, kuidas me selle abil kala küpsetame. Ja ma kogusin siia ka hulga süütematerjali. Kaebame väikese augu. Ma tean, et järgmised paar päeva saavad olema tohutu väljakutsekutid. Praegu tahan lihtsalt, et saaksime korraliku kõhutäie, sest kes teab, mis juhtuma hakkab. Meil on kala sõna otseses mõttes vardas, kõige pöörasemal vardagrillil, mis ripub selle nööri otsas. Praegu on meil ilmselt umbes 15-20 minutit aega, enne kui see asi küpsema hakkab. Ta juba tilgub, kuule. Ma olen nii näljane. Ma sain selle ka just kätte. Siin on väike merisiilikutid. Me saame selle lahti lüüa ja ära süüa, kuni ootame, et meie kala küpseks. Siin sees on tegelikult väga magus aine, mida me saame süüa. Vaata seda mahla, mis sealt välja tuleb, mees. See on tegelikult paljudes riikides delikatessiks tehtud. Te näete, et seal on hunnik kreemiat ollust. Need on tegelikult merisiiliku sugunäärmed ja neid süüaksegi.
maitse on nagu võine, see on väga-väga kreemias. See ei ole mu lemmikroog kogu maailmas, aga meil on ilus kala, mis küpseb tulel. Ta paistab peaaegu valmis olevat. Võtame ta tulelt ära. See peab olema üks hullumeelsemaid kokkamisi, mida me kunagi teinud oleme. Me kasutasime bambusest parve mees, et seda asja sõna otseses mõttes küpsetada. Ja vaata meie ilusat trevalit esimeseks päevaks. See lausa helendab. Me võtame tüki sellest lihast mees. Oh issand. Olgu, proovime selle ära. Poisid, need trevalid on väga lihaselised kalad, nii et neis pole eriti palju niiskust. Ja liha on nagu üli kana moodi. Sa saad aru, et see on peamiselt lihas. Ots erukas. Esimene saar tehtud. Meil on ellujäämiseks kütust. Homme seisame silmitsi teise saarega ja kes teab, mis juhtuma hakkab. Meil on ees pöörasem maastik, suuremad loomad ja asjad lähevad veelgi metsikumaks. Kohtun teiega homme varahommikul, et asuda saare number 2 kallale. Näeme siis. Mehed, see koht on hullumeelne, kutid. Ja me oleme just maandunud selle väljakutse jaoks teisele inimtühjale saarele. Ja te teate, et see läheb ainult raskemaks. Meil on täna käed tööd täis ja see on relv, mida me kasutame loomade tagaajamiseks. Me oleme keset ookeani hiiglasliku kivi peal ja mul pole aimugi, mida oodata. Eile saime korraliku eine, aga te teate, et see läheb ainult raskemaks. Siin on tõesti hiiglaslikud kaljuseinad, mida te pole kunagi varem näinud. Ja ma tean, et selle saare lähedal olev rifisüsteem on hullumeelne. See saar on põhimõtteliselt nagu hiiglaslik veealune vulkaankutid. See tõuseb sadadest meetritest otse selle hiiglasliku pöörase kivimini mees. Kui ma leian selliseid kohti, tunnen end siin nagu laps. Kutid, ma ei tea, kui paljud inimesed maal on seda kohta üldse uurinud. Vaadake neid krabisid. Oh issand, meil on sellel saarel hiiglaslikud krabid. Mulle meeldib avastada, et mul on krabid. Nüüd, kutid, selle saare ümber on hiiglaslikud koopad, mida ma tahan uurima minna, aga mul pole aimugi, milliste loomadega me kokku võime puutuda. Seal elavad hiiglaslikud nahkhiired, meremaod ja terve hulk muid veidraid olendeid. Samuti läheme neid koopaid uurima. Meil on saar selja taga. Lähme nüüd koopasse, kutid. Laas on igal pool nahkhiired. Oh, see on rõve. Nüüd peame kindlasti vältima selle vee joomist. See on praegu täiesti hullumeelne, kutid. Vaadake seda koobast. See on tohutu. Tegelikult elavad sellistes koobastes suured maod. Nad peidavad end siin üleval kõigi nende kivide vahel. Nad teavad, et saavad nendelt nahkhiirtelt lihtsa saagi. Aga nahkhiired on öise eluviisiga. Päeval nad puhkavad. Aga maod saavad hõlpsa saagi alati, kui tahavad. Me oleme sõna otseses mõttes kõik nahkhiired üles äratanud. Sa näed neid kõiki, nad lähevad seal üleval hulluks. Oh, mu jumal, nad on ärganud. Nad teavad, et me oleme siin sees. Püüan siin sees mitte liiga palju hingata, sest siin on sõna otseses mõttes igal pool nahkhiiri ja see lõhnab jubedalt. Oh, see ei ole hea. Ilmselt näete, kuidas shit kukub laest alla. Oh, nad just maandusid mu peale. Siin sees haiseb jubedalt, kutid. Me peame siit välja saama. Me peame siit välja saama. Vaadake neid kõiki, nad lähevad hulluks. Olgu, me peame sellest koopast välja saama. Me saime välja. Me saime välja. Ma just tulin tagasi paadile. Mul on tõesti halb olla pärast seda nahkhiire koobast. Seal sees oli väga mürgine. Me uurime seda saart ja otsime head kohta, kust võiksime mingit toitu leida. See on tõesti raske relv. Mul pole aimugi, mida me leiame. Vesi paistab kristallselge. Lähme!
Mehed, meid just toodi siia maha. Sa näed saart otse minu selja taga. Seal me sukeldume. Seal pole sõna otseses mõttes mingeid ressursse, nii et meid tuli selleks kokkamiseks sellele saarele maha panna. Seda nimetame me flöötkalaks. Ja te näete ise miks. Nad on ülipikad ja näevad hullud välja ja ma pole kunagi varem oma elus sellist kala söönud. Me jõudsime täielikku madalseisu, sest meie oda lagunes vee all laiali. Meil on ainult üks piik alles, aga vähemalt saime midagi, kutid. Aga homme peame me kindlasti suurema looma kätte saama, sest sellest ei piisa mulle. Te nägite ise, mis tingimused seal väljas olid. See oli hullumeelne, täiesti uskumatu, kristallselge vesi ja see meremadu, mis läbi ujus, oli ikka pöörane mees. Neid on väga surmavad, aga tegelikult üsna rahulikud maod. Te nägite ise, ma võtsin ta kinni ja mängisin temaga vee all. Tavaliselt on nad päris rahulikud. Vaata selle asja pead, täiesti pöörane. Kindlasti on tal kaaslane, kellel on nii suur nina. Väikesed oksad süütamiseks. Läheme paneme selle põlema ja hakkame seda flöötkala küpsetama. Mul pole aimugi, mis maitsega see on, aga ma pean natuke energiat juurde saama, sest ma tean, et homme tuleb meil väga suur päev. Kõik, kirjutage kommentaarides lähed juba turiseks. Paneme selle praegu tulele ja saame oma flöödikala kätte, beebi. Teine päev, meil on midagi olemas. Võtame selle kivi, see sobib ideaalselt. Viska see otse tulle ja paneme kala peale. See näeb uskumatu välja, mees. Vaata seda, see kala ujus sõna otseses mõttes 10 minutit tagasi. Me tegime selle ära. Ta on nüüd kuumal kivil meie lükke kohal, sellepärast me seda teemegi. Ootame, kuni see valmis saab. Teise päeva jaoks on meil söök olemas. Peaaegu valmis. Võtame ta ära. See pole küll palju, mehed, aga vähemalt midagi on olemas. See näeb tõesti välja nagu väike madu, täiesti hullumeelne. Ja vaadake, pea on ära põlenud, tal pole enam pead küljes. Ma hakkan nüüd nahka tagasi koorima. Tegelikult on liha päris palju. Ma ei tea, kas seal on igal pool luid või mis. Proovime ära. See on tõesti kondine, väga kondine. Maitse on tegelikult päris hea. Lihtsalt nii palju luid on sees, mees. Tundub peaaegu, et luid saab isegi närida. See on imelik, sest flöödikala on üsna keskpärane. Sellel on mingi hull tekstuur. See on peaaegu nagu kõõlused või karvad liha sees, mees. Ja mulle see ei meeldi. 2 saart on vallutatud, aga homme läheme kõige raskemate ja suuremate loomade jahile. See flöödikala tundus mu käes päris pikk, aga pärast tulel küpsetamist sain sellega ikka hakkama. Olgu, lähme siit minema. 3. päev. Näeme homme, kutid. Tere hommikust teile. Praegu on 3. päev ja me oleme jõudnud ühe maailma kõige ilusama inimtühja saare rannikule. Kuulge, seal väljas on vesi tõesti nii helendav. Kas te teate, eile meil polnud peaaegu üldse süüa.
meil oli ainult see üks väike flöödikala, nii et täna tõime välja raske kahurväe. Meil on see minikahur. See on nagu väike harpuunipüss, aga see asi annab korraliku matsu, mees. Loodetavasti saame näha, kas suudame nende rannikuriffide pealt midagi suurt kätte saada, et see hullumeelne väljakutse lõpetada. Te teate, et selles seljakotis on midagi, mida meil vaja on. Me võtame selle välja. Meil on püha kraal, Quick Revive. Kui ma selle võtan, sünnin ma uuesti, kallis. Uume selle ära. Quick Revive on sees, kutid. Seal väljas on mõned hullud tingimused. Valmistume ette, lähme vette. Mina, teie, süvamere koletised, lähme. Ma pole unustanud ühte asja, mille me esimesel päeval leidsime. Kas te mäletate seda asja? Me kasutame seda peibutina, et meelitada ligi mingit tüüpi kala. See hakkab imiteerima kas kalmaari või söödakala. Ja ma luban teile, see asi hakkab tööle.
meil on hiiglaslik 8 jalg. Ma tegin väikese lõike tema silmade alla ja see muudab ta kohe liikumatuks. Ja need on ühed kõige hullumeelsemad loomad üldse. Neil on võime vee all värvi muuta ja kuju muuta. Kui neil on surnud, on nad peaaegu nagu vedelik. Nende keha on hullumeelne mees. See on siin saartel delikatess. 8 hiiglaslikku kombitsat. Ma just pöörasin selle asja ümber ja tahan sulle midagi näidata. Selle alumisel poolel on tal kõik need suured iminapad. Kui sa üritad neid vee all haarata, haaravad nad sinust sõna otseses mõttes kinni ega lase lahti. Nad üritavad end peaaegu oda küljest lahti tõmmata. Neil on ka see väike must asi, mida sa seal näed. See näeb välja nagu päraku auk, aga see ei ole see. See on tegelikult, see on nokk, kutid. Sellel on peaaegu nagu linnunokk ja see asi võib sinust tüki välja hammustada. Võtame selle natuke hiljem välja, kui me seda puhastame. Kindlasti jääge selleks vaatama. Mul pole kunagi varem olnud, et loom, kelle ma tabasin, üritaks justkui minust kinni haarata ja tõmmata end oda küljest lahti. See on ülimalt veider, me oleme seda teinud ja meil on see olemas. Kraken. Ma sain kogu keha täis 8 jalgade lima, aga ma olen täiega elevil. Me kõik teeme lõkke, natuke puid, võtame need maha. Meil on piisavat hagu, et alustada metsatulekahju. Hakkame pihta. Võta see lihtsalt kiiresti maha. Pane oksad peale. Viimane kokkamine algab. Väike hiid 8 jalg. Lähme. Ootame, kuni meie tuli maha põleb. Võtame siit oma suure 8 jala ja noa. Lähme see asi ära puhastama. Põhimõtteliselt on neil tüüpidel siin enamik lihast kombitsates, nii et me võtame lihtsalt pea siit ära. Ja kui me teeme mõned lõiked, tulevad kombitsad peast üsna lihtsalt lahti. Mis meil järele jääb, on lihtsalt kõik kombitsad ja pea on siin. Nüüd on siin sees kõik sisikond, aju ja muu selline. Tegelikult on see väga hea kalapüügiks söödaks, aga paneme selle kõrvale. See on loomanokk, see võib tegelikult sinust päris korraliku tüki välja hammustada. Me ei taha seda närida, sest see on kõva. Mis meil nüüd alles on kogu see ilus 8 ajale liha. Peseme selle puhtaks ja paneme otse tulele. Ma proovisin 8 jalga meie pulga ümber keerata, aga see asi on libe nagu kurat. Ma ütlen ausalt, ma valetaksin teile, kui ütleksin, et tean, mida teen. Praegu küll ei tea. Selle 8 jalaga olen ma umbes sama kasulik kui betoonist langevari, kui üritan seda asja teha. See ongi kogu asja mõte. Proovida uusi mereainde, uusi meetodeid ja loodetavasti tuleb sellest midagi päris head. Ma annan talle lihtsalt 2-3 minutit selle tugeva kuumuse käes ja siis võtame ta ära, siis paneme ta uuesti paika ja vaatame, et kõik oleks korras. Vaadake, kui laienenud kõik tema iminapad praegu on. Issand, kutid, üks kõige hullumeelsemaid asju nende 8 jalgade juures. Nagu te näete, neil on need iminapad, mis on praegu peaaegu nagu helendama hakanud selle kuumuse tõttu. Ja nad leiavad tegelikult vaalu ja muud sellist, kelle kehal on õhtusöögi taldriku suurused iminapa jäljed. Andke kommentaarides teada, kas teie arvates leidub sügavustes selliseid koletisi. Need asjad, välja arvatud see, et hiiglaslik 8 jalg näeb tõesti hea välja, me võtame ta maha. Ilmselgelt oli selle küpsetamine päris raske. Mehed, need kombitsad siin näevad täiuslikud välja, aga ma arvan, et 8 ajala sisemus ja keskosa on ikka veel veidi toores. Aga me paneme selle tagasi peale, kui oleme neid kombitsaid proovinud. Te teate, viimased paar päeva olen ma sõna otseses mõttes igatsenud korraliku lihatükki ja nüüd on see meil olemas, mees. Nii me seda teeme. Süte peal grillitud, 8 jalg, värske laim. Issand, mees. Ma olen seda igatsenud. Vaatame, kuidas see alla läheb. See on hea, mees. Hea maitse. Andke kommentaarides teada, kutid. Tundub, et nahk on üsna nätske, aga liha ise on lihtsalt uskumatu, tõeline värske 8 jala delikatess. Rannas. Mul on olnud hea meel, et te sellel kaasas olite. Kui tahate rohkem videoid vaadata, siis siin on mõned ja näeme järgmisel metsikul seiklusel. Ärge unustage laikida ja tellida.